Auto 24 talendid rajale kolmas etapp oli kui rahvakalendri järgi karjalaske aeg, sest esimest korda sellel hooajal said noored sõitjad võistlustele tulla proovima välisrada. Etapp toimus 14. aprillil Laitse rallipargis, mis ju vähemalt siin pealinna lähedases regioonis kõige esinduslikum hobikardirada. Seetõttu oli hea näha, kuidas suvisteks sõitudeks valmis ollakse. Ülevaadet alustame C-finaalist, kuhu siis eelsõitude põhjal said võimaluse edasi pürgimist üritada Sebastian Sepp, Joosep Siniorg, Johannes Kasema, Marko Maripuu, Jan-Erik Liitmäe, Kasper Siniorg, Karl-Lukas Laurberg, Rasmus Andreas ja Danil Kolomenski. Kõik läheb plaanipäraselt ning stardirivi eesotsus olnud sõitjad hakkavad kogu järgnevat ka oma tempo järgi edasi dikteerima. Sepp revib igal rajal olnud ringiga vahet järjest suuremaks. Esialgu suudab Joosep Siniorg tema tempot hoida, kuid mida ring edasi, seda keerulisemaks see läheb. Kõva tõusu teeb taganttulijatest Johannes Kasema, kes ürib järjest ülespoole ning üsna peavad konkurendid tema tagatulesid vaatama, sest ta suudab välja sõita 3. positsioonile. Sebastian Sepp ees, Joosep Siniorg 2. ja lõpuks Johannes Kasema 3. nii finišisse tullakse ja liigutakse edasi juba B-finaali. B-finaalis on neid ees ootamas Romet Andreas, Mattias Ojapõld, siis Siim Saart, Martin Pähkelmann, Hanna-Grete Suvemaa, Kristoffer Kübarsepp ning eelmise finaali 3 paremat. Sellest finaalist said aga nüüd edasipääsu kohta püüdma hakata lausa 4 sõitjat. Healt kohalt startinud Siim Saart kukub tahapoole. Kenasti püsib pildis Romet Andreas ja annab endast rajal kõvasti. Siim Saart küll langeb, kuid kiirus on tal hea ning ühel hetkel sünnib ka päeva parim ringiaeg. Suure pettumuse peab rajal läbi elama Hanna-Grete Suvemaa, kes paaril korral satub kõrges mängus olles rüsinasse rajal ning peab langema tahapoole. Tegemist oli võistlusolukordadega ning miskit teha pole. Eest ära saab kolmik Ojapõld, Andreas ja Saart. 4. kohta püüavad Pähkelmann ja Joosep Siniorg. Lõpu eel lausa viimasel ringil suudab Romet Andreas Mattias Ojapõldu edastada ja läheb juhtima ja seda kuni päästva finiši lipuni. 3. tuleb väikese vahega Siim Saart ja 4. edasipääsu kindlustavale kohale tuleb napi eduga Joosep Sinioru ees Martin Pähkelmann. Laitse rallipargi jaoks oli see võistlus ka märgiline, sest nüüd võib lugeda suvehooaja samuti avatuks. Need vanad teenused, mida rahvas teab, on kardisõit ja rallisõit ja kõik see pool. Võib-olla natukene uuem on maastikusõit. Meil on võimalik siin vana motokrossi raja peal ka vanade uasikutega teha sellist maastikusõitu ja küngate vahel turnida. Aga võib-olla üks kõige olulisem asi, kui me räägime siin natuke suuremast pildist kui ainult lustimisest, on sõidukoolid. Et me saime valmis õppesõiduväljaku koos suvise libeda sõidu osaga. Plats on 1,5 hektarit suur, see on tänaseks asfalti all ja kohe käivituvad sõidukoolid, et võib-olla see on üks ikka oluline asi, et võib-olla siin isad oma lastele tahaks õpetada esimesi autosõiduvõtteid, et sellised võimalused on meil kõik olemas, õppesõiduautod on olemas, plats on olemas, jääb ainult üle tahtmist soovida. Loomulikult ka laste liikluslinnak, mis on juba aastaid ju tegutsenud ja ilmselt ka sellel kevadel on just praegu siin, kui ilmad ilusad, väga populaarne. Jaa, ikka. 1. mail on niisugune, kuidas ma ütlen, vähe pidulikum avapäev, see on tasuta muide, et kes tahab see tulla oma lastega seda proovima. Oled sa ise kunagi kokku lugenud ka, kui palju erinevaid selliseid hobitegevusi Laitses siin rallipargis saab teha? Seda tegelikult ju siin praegu lugesid neid päris palju juba. No ega ma ei oskagi niimoodi öelda, see on kombinatsioon erinevatest asjadest, et minu ülesanne on anda võimalus ja kliendi ülesanne leida endale siit sobiv kombinatsioon nendest asjadest, et kõik, mis puudutab autot, kõike saab teha. Kõik on võimalik, kes aga tuleb 3. etapi võitjaks, seda pidi näitama A-finaal, kus kohal olid kõik vanad tuttavad sellest sarjast. Eelsõitude põhjal saab parima stardikoha Aron Gerasimenko, siis Martin Õunamaa, Steven Markus Ojapõld, Mattias Lobjak, Oliver Ilumäe ning 4 võistlejat eelmisest B-finaalist. Kas keegi nendest suudab ka A-finaali püünale tõusta? Aron Gerasimenko jaoks tähendab start seda, et kohe üritab ta hoo korralikult üles saada ja minna oma teed. See õnnestub tal päris kindlalt. Juba esimese ringiga tõmbab ta korraliku vahe sisse. Edasi käib aga armutu eitlus, kus osalised Õunamaa, Ojapõld, Lobjak ja Ilumäe. Keegi peab taanduma. Martin Õunamaa näeb rajal kurja vaeva, et konkurentide rünnakuid tagasi hoida. Hullem positsioonivõitlus käib just Gerasimenko selja taga. Üritatakse praktiliselt igas kurvis. Seda just põhiliselt Lobjak ja Ilumäe poolt, mõlemad on tuntud suhteliselt agressiivse sõidustiili poolest. Gerasimenko on neist lahti libisenud juba peaaegu 5 sekundit. See on korralik edu. Õunamaa ainult katab kurvides ja teeb seda väga korralikult. Nii mitmele noorele mehele määravad siin kohtunikud ajalisi karistusi. Õunamaa jääbki aga lõpuks löömatuks ning lõpetab tihedas konkurentsis teisena. Kohe tema selja taga Mattias Lobjak ja 4. Steven Markus Ojapõld. Aron oli oma sõiduga absoluutselt rahul. Гонка прошла хорошо. Все благодаря квалификации. И карт неплохой попался.
Как тебе нравится здесь Laisse? Да, это хорошая трасса. Kohtunik selgitas väga põhjalikult 3 kangele, miks ühe või teise olukorra eest määrati karistusi ja hoiatusi sõitjatele. Poisid said vigadest aru. Sellel aastal on pidevalt pedestaalil olnud ka Mattias Lobjak. No esimene etapp oli halvad kardid nagu, jah. Ja nüüd siin oli ka natukene halvasti. Halb kart. Nagu ma kohtunikust aru saan, siis tegelikult sõidustiil on sul suhteliselt agressiivne. Ega siin kõigil on siuke agressiivne. No ma ei tea, see oli suht kogemata. Ma ise ei teadnud, et ma sellist asja tegin. Ja kui palju seal üldse aega mõelda on ja mingid taktikad üldse läbi kaaluda rajal? No kusjuures ei ole väga. Sa pead ennem nagu rajale minekut mõtlema, mida sa teed. Nagu, nii. Et siis plaani paika panna? Jah. Ja millal see kõige suurem ja kõige ilusam päev saab siis olema? Millal sa ikkagi ükskord selle etapi siin sellel aastal ära võidad? No ma loodan, et Langel. Et see on sinu koht? Jah. Nooremate vanusegrupi pedestal nägi Laitses välja järgmine. 3. Johannes Kasema, 2. Joosep Siniorg ja võitja Mattias Ojapõld. Etapi võitsis Aron Gerasimenkole, Marten Õunamaa ja Mattias Lobjaku ees. Üldparemusjärjestusest kindlustus oma edumaad Aron Gerasimenko, kellel punkte on nüüd 334. Siis edasi Mattias Lobjak 294, Marten Õunamaa 272, Steven Markus Ojapõld 216 ja 5. Oliver Ilumäe 162 punktiga. 4. etapp leiab aset juba 21. aprillil. Tuletan meelde, alati võib sõitma tulla.